Tervist, head televaatajad! Eetrisse läheb järjekordne ruudulipp ja sedapuhku oleme 100% rallilainel. Auto24 Rally Estonia on vaieldamatult selle aasta Baltikumi suurim autospordisündmus ja sellest ka tänases saates pikem ülevaade. Head vaatamist! Tuhanded pealtvaatajad raja ääres olid tunnistajaks, kuidas rallisõitjad üle maailma olid tulnud meie rallimekasse Lõuna-Eesti teedele. Paljudele oli see heaks treeninguks enne Soome MM-rallit, kuid kindlasti ei võetud seda sõitu ainult treeninguna, sest kui sõitma on tuldud, siis ikka võidu peale. Seda kinnitas enne sõitu ka Norra rallimees Mats Östberg, kes tõi starti uue generatsiooni WRC auto Ford Fiesta RS WRC. Samas teadis ta täpselt, et lihtne see sõit ei tule, sest tema vastaseks oli Eesti läbi aegade parim rallimees Marko Märtin ning Ford Focus WRC 03. Ehk siis kooslus, mis aastaid tagasi oli väga kiire ning eelmisel aastal Rally Estonia võidu võttis. Ka teistes klassides oli konkurents kivikõva. N-rühmas oli tänavu esimest korda Eestis stardis Karl Kruda, sedapuhku MM Motorsport ettevalmistatud Ford Fiesta Super 2000 autoga. Soomest tuli Jari Kedomaa, kelle sõiduvahendiks R4 klassi Mitsubishi Lancer Evo 10. Stardis oli ka 4-kordne Rootsi meister Jimmy Joge ning tänavu SVRC sarjas sõitev Martin Prokop ja Dennis Kuipers ning loomulikult meie enda kodune tipp. Auto24 Rally Estonia esimesel päeval reedel sõideti 3 kiiruskatset, 1 Kruusal ja 2 Otepää ning selle ümbruse asfaltteedel. Peale avapäeva olid ralliliidrid Georg Kross ja Raivo Mölder, kes edestasid 0,1 sekundiga Mats Östbergi ja Jonas Anderssoni ning kolmandaks kukkusid kolmanda katsega Marko Märtin ja Kristo Kraag. MM Motorsport meeskonna sõitja Georg Kross oli päeva lõppedes tulemusega rahul, kuigi laupäeval esimesena rajal minek talle kõige rohkem ei meeldinud. Teisena avapäeva lõpetanud Mats Östberg oli samuti esimese päevaga rahul ning temale sobis laupäeval teisena rajale minek imehästi. Marko Märtin ja Kristo Kraag olid kiiremad kahel esimesel katsel, kuid kolmandal katsel piirdusid nad katse 17. ajaga. See tähendas, et avapäeva lõpetasid nad kolmandana, kaotades liider Krossile 4,7 sekundit. Marko enda sõnul oli tegu taktikaga, nimelt polnud tal vähematki soovi teisel päeval esimesena rada puhastada. N-rühmas olid liidrid Martin Prokop ja Michael Ernst, kellele 9,2 sekundiga kaotasid Raul Jeets ja Erik Lepikson. Klassi kolmas koht oli Karl Kruda ja Martin Järveoja käes, kes kaotasid omakorda Jeetsile napi 1,6 sekundiga. Kaheveoliste liidrid olid klassis A7 sõitvad Martin Kangur ja Simo Koskinen, kes edestasid samasuguse autoga sõitvaid Siim Plangit ja Marek Saraput 9,9 sekundiga. Kolmandal kohal kaheveoliste autode arvestuses olid klasside A6 ja N3 liidrid Markus Aabram ja Jarmo Võsa, nendegi autoks oli Honda Civic Type R. E-rühma kiiremad olid peale avapäeva Einar Laipäik ja Siimo Suvemaa historikaautode arvestuses, aga ülivõimsad liidrid soomlased Jari Latvala ja Asko Sairanen, sõiduvahendiks legendaarne Ford Escort RS PDA. Avapäeval toimus linnakatsel ka Auto24 hüppevõistlus, kus tehistrampliinilt tehtavaid õhulende jälgis tuhandeid inimesi. Pikima hüppe tegid ja Sony poolt välja pandud Full HD LED nutiteleka viisid koju Georg Kross ja Raivo Mölder, kes hüppasid 33,5 meetrit. Avapäeva katkestajate hulka langesid paraku Ivar Svazarautsis ja Marek Stirna, kes teisel katsel rajalt välja sõitsid. Kuna viga sai nende Mitsubishi Lancer WRC turvapuur, siis mehed kahjuks ei jätkanud. Avapäeva katkestajate hulka kuulusid veel Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 autol sõitnud soomlased Jari Kedomaa ja Mika Stenberg ning põhjuseks käigukast, kuid mehed olid laupäeval taas rajal. Auto24 teise päeva hommikuks oli muutunud palju. Öösel vastu laupäeva sadas Otepääl kõvasti vihma, mis muutis rajaolusid. Esiotsas haaras kohe esimese katsega liidrikoha endale Mats Östberg, teisest tõusis Marko Märtin ja kolmas oli Georg Kross. Peale 3 esimest katset laupäeval oli Östberg oma edu Märtini ees kasvatanud 10,8 sekundi peale, võites kõik 3 hommikust katset. Yeah, it's been for us quite good morning. We've been trying to push a bit harder than we did yesterday. And it's been working quite okay, but it's not a big lead and it's still a long way to go. So we are also trying to do some changes on the car to see how it's reacting and trying to get it better for Finland. So we don't know if the changes we are doing is going to work. If they are not working, 10 seconds is nothing, then we can lose that straight away. So
we definitely have to push hard in the afternoon and we are going to push hard as well. Marko Märtin, kes oli pärast 6 katset teisel kohal, jagas servisesse jõudes järgmisi kommentaare. Ma ei tea, siis pidamist ei ole, et ei saa öelda, et ei ole üritatud, aga kogu aeg läheb nii või naa, et väga raske on nagu sellise hooga teile pihta saada, et ma ei tea, vahetama Mardi ära äkki seal on midagi, aga see nagu keeruline on mingil põhjusel. Mis sa Mats Östbergi tempo kohta oskad öelda praegu? Kiirelt sõidab, aga see oli arvatud, et kiirelt sõidab, et lihtsalt minu jaoks on natuke arusaamatu, et miks me Georg, kes esimene sõidab, on kõige raskem sõita, on suhteliselt samas tempos nagu eile Osbergi võrreldes, aga meie ei ole mitte kuskil nagu, et ma ei tea. Georg Gross oli absoluutarvestuse 3. kohal, tehes väga head sõitu, vaatamata sellele, et ta oli esimesena rajal. Kaotust Östbergile oli kogunenud 29,2 sekundit. Väga põnev ja intrigeeriv oli seis N-rühmas. Martin Prokop näitas head hoogu ja juhtis seda arvestust peale 6 katset. Tšehh, kes Eestis juba üsna tavaline külaline on, oli loomulikult asjade sellise seisuga enam kui rahul. Very good stages. I think we got quite good times. So I was trying to do my best and go as fast as possible. So I think it's my maximum, and now we are trying to work a little bit with setup and prepare the car for Finland as good as possible. So for me, very good. I'm enjoying. Kuid Eesti sõitjad ei teinud Prokopi elu lihtsaks. 6. katsel küljega puus käinud, kuid siiski väga kiiret sõitu teinud Kaspar Koitla ja Andres Ots olid teised. 4. 5. katsel suutsid nad Prokopiga täiesti samas tempos liikuda. Kaspar, mehaanikutel on siin praegusel hetkel sul päris palju tööd teha nende just kaardilugeja poolse küljega. Mis juhtus? Ikka, eks. Kurvi jaoks oli hooga palju ja üks puu jäi ette. Palju aega kaotasid? Ei tea, katse lõpus seksin kiirematele mingi 4-5 sekki, et tõenäks mitte väga palju, aga ikka väike kaotus, et nüüd vahel lasime väiksemaks. Teise päeva algus oli hästi õnnestunud ka Sander Pärnal ja Ken Järveojal, kes jäid Koitlast maha napi 0,2 sekundiga ja hoidsid N-rühma 3. kohta. Esimesed 2 ei olnud rütmi. Sain esimesel pikal Koitlalt 7-ga ja Eetsilt 5-ga, et vähemalt nii palju oleks saanud kiiremini sõita. Ja viimane katse, 6. katse tuli üsna hästi, kohati muidugi pingutasin üle, aga katsevõit tuli ikka ära, et sellega jään kindlasti rahule. Aga kokkuvõttes ringile annan indeks 5-pallisüsteemis 4 või 4+. Et on veel, ajavaru on, ütleme nii. 4. kohal N-rühmas oli Super 2000 autoga sõitev Karl Kruda koos Martin Järveojaga. Pärnale kaotasid nad 1,1 sekundiga. Karl tunnistas, et kiirel osal oli Super 2000 autoga N-rühma masinatele üsna raske vastu saada, kuid võitlus oli alles ees. Tegelikult ma hommikul arvasin, ma kaotan 4. rohkem, kui ma tegelikult nagu kaotasin. Päris pikalt tulime piires ja ma ei tea, vahet ei ole, et mingites kohtades tuleb see aeg tagasi teha. Nüüd on rada peaks rohkem olema katki, et loodame, et nüüd on rohkem suuremad eelised meil. Ehk siis Super 2000 vedrustus pääseb nii-öelda löögile. Ja et mul lõpuks hakkab ratas äkki maha ka. Rauli Eetsil ja Erik Lepiksonile tähendas sõiduviga kukkumist N-rühma arvestuses 5. kohale. Vahe Krudaga oli 2 sekundit. Katsel sõitsime ühest mahapöördest mööda, pidime vähe suurema tiiru tegema ja kaotasime sinna natuke aega. Et oli selline kiire mahapööre ja post oli täpselt osa mahapöörde väliskurvis ja tundus, et läheb vasta posti ja olime sunnitud ümber posti sõitma vähe tiiruga ja sinna kaotasime aega. Aga ülejäänud katset 4-6, kuidas need? 4-6 oli okei, et vähe libe oli hommiku, ja tegelikult tuli see 5 ka juba ilusti, aga seal viimasel katsel oli meil väike legendi apsakas alguses ja kaotasime aega, aga üldiselt teine pool läks jälle paremaks, nii et võib rahul olla, et vahed ei ole ju suured ja järgmisel ringil peaks saama ilusti kaotada tasa teha. Enne reklaamipausile minekut teeme tutvust mehega, kes WRC rallidel Fordi tehase tiimis toimetab. Otepääl oli ta ka ametis MM Motorspordi telgis. I work for M-Sport full-time for all their tests and rallies. So. But I'm having a weekend off this weekend, so I've come to work for Marco. Weekend off and you come to Estonia? Yes, I was convinced by Marco to come here, so I'm in Finland next week testing, so it's a bit of a weekend away from normal work. And what's going to be today? Today we have a barbecue with pork and chicken. We've got pasta for the drivers, potatoes, salads, all sorts of things really, cold meats. We've done a full English breakfast this morning, so everything is good.
Teeme siit nüüd väikese reklaamipausi, et olla tagasi Auto24 Rally Estonia põnevate sündmustega juba hetke pärast.